Vaatame üle olulised seadad, et sinu kujundatud visiitkaart vastaks Eesti visiitkaardi trükistandardile. Ehk siis, et see fail, mille sa trükikotta saadad, oleks trükikõlbulik. Number 1 asi, mida kontrollida, on mõõtmed. Selleks klõpsa fail nupule ja pealkirja alla on lisatud selle faili mõõtmed. Eestis on kasutusel 2 visiitkaardi mõõtu, 85x55 ja 90x50 millimeetrit ilma lõikevaruta. Lõikevaru lisandub Canvas siis, kui sa salvestad selle faili, nii et seda siis faili mõõtu ennem sisse ei arvutata. Teistes kujundusprogrammides lisatakse lõikevaru juba faili sisse. Et see on selline erinevus. Miks me kasutame näidises 90x50? Seetõttu, kui me kohandame Canva malli, mis on tollides 3,5x2 intši ehk tolli, mis millimeetrites teeb 88,9x50,8 millimeetrit, siis see mõõt on kõige sarnasem, seega on kõige vähem kohandamist. Kui mõõt on kontrollitud, on oluline lisada trükifailile lõikevaru ja kontrollida turvaruumi. Selleks klõpsab fail, settings ehk sätted ja leia siit selline valik nagu show print bleed. Bleed tähendab siis lõikevaru. Meil on näha siin ka joonlauda millimeetrites. Me näeme, see lõikevaru on must pidev joon. Mida nüüd tuleb teha, et see vastaks standardile? Sinine taust, mis on liiga lõikevaru ääres, tuleb venitada kogu lõuendi suuruseks ja võib veel üle lõuendiala ka minna. Seda tuleb teha kõikide elementidega, mis on äärealadel. Kui me lisaksime siia mõne lillekese või mõne muu elemendi, siis ka see peab ulatuma üle ääre. Selle visiitkaardil on selline voolavate elementidega taust ja siin on näha, et see läheb ilusti üle lõuendi lõikevaru joone, nii et sellega on korras. Aga kui see oleks lõikevaruni, tuleks ka seda tausta venitada. Nüüd samm 2 on kontrollida, et nii värvilised pinnad kui igasugused elemendid, mis on lõikevaru äärel, ulatuksid kindlasti üle lõikevaru ääre. See on oluline seetõttu, et ka profimasinatel võib olla trükkimisel nihet 1-2 millimeetrit kas lõikevaru sisse või väljapoole. Et seetõttu ongi see lõikevaru, et masinad ei pruugi nii täpselt trükkida ja need trükitud failid võivad olla ka viltu, nii et kõik need visiitkaardid lõigatakse peale trükki täpseks. Nüüd, turvaruum, mis asi see on? Kui me valime siit settings show margins, siis näitab ta sellist turvaruumi, kuhu võiksid jääda logod ja sisuala, kõik oluline asi, mida sa ei soovi, et läbi lõigataks. Selle lõikevaru või margini joone mõõt on siis 5 millimeetrit äärest. Olen trükifailidel arvestanud, et vähemalt selline 2-3 millimeetrit võiks äärest olla siis vaba. Ta ei pea olema tühi, aga ma ei paneks nendesse kohtadesse olulist infot. Selle visiitkaardi puhul on ilusti tekstiline osa ja pilt selle turvaruumi sees. Aga
Kujundamise ajaks võid nad eemaldada. See on selline asi, mida sa peaksid tegema enne salvestamist. Nüüd, kui on need asjad kontrollitud, on aeg fail õigesti alla laadida. Selleks klõpsa share nuppu. Siit leia download ehk allalaadimine ja väga-väga oluline on valida PDF print. PDF standard on digitaalsete dokumentide jaoks. Trükiste jaoks kasutatakse PDF printi, sest sellel on kõrgem resolutsioon ehk trükitihedus. Nüüd, väga oluline on teha linnukene crop marks and bleed. Crop marks on need lõikejäljed, mille järgi trükikoda siis lõikab seda lõikevaru maha ja bleed on lõikevaru. Et kui sa siia teed linnukese, siis ta lisab failile selle lõikevaru, mis on oluline. Kui sa trükid koduarvutist, siis ei ole see oluline, vaid see ongi oluline siis, kui sa teed faili, mis läheb trükikotta. Canvas on oluline teha linnukega flatten PDF ette. Seda seetõttu, et trükikojad eelistavad küll faile, mida nad saavad muuta, aga kui sa ei lamenda seda faili, ehk siis kõik kihid jäävad lahtiseks, juhtub niimoodi, et kui trükikoda avab faili muutmiseks, võivad osad fondid ära muutuda. Sellised fondid, mis ei ole levinud ja trükikoja arvutis ei ole nende fontide faile. Seega on soovituslik lamendada. Kui on vaja teha failis muudatusi, siis saate selle enda algfailis ära teha, uue faili saata. Seejärel veendu, et lehed, mille sa saadad, oleksid õige. Kui on selles failis rohkem lehti, kustuta need ära. Seega meil on esikülg visiitkaardil ja tagakülg. Osad trükikojad nõuavad, et fail oleks SMIC värviruumis, kuid on ka trükikodasid, kus soovitatakse Canva faile salvestada RGB-s, sest värvikvaliteet tuleb parem. Ka minu kogemus on selline, et trükiste puhul, eriti kui on mängus erksamad värvid, näiteks neonrohelised, kus võib tulla väga suur värvimuutus värviruumi vahetusest, et nende puhul RGB-s trükkimine on parem. See tähendab nüüd seda, et digitrükimasinatel on RIP-kontrollerid, mis konverteerivad ehk muudavad arvutivärvid ise siis tindivärvideks. See SMIC on selline stimulatsioon või arvuti ettevalmistus, mis tõlgib arvutis nähtavad värvid trükivärvideks. Kuid seal võib toimuda tuhmumist ning üldiselt võimalusel ma soovitaks kasutada ikkagi seda RGB-na salvestamist. Kui trükikoda kindlalt soovib SMIC faili, siis seda saavad salvestada ainult Pro-kasutajad. Oluline on nüüd see, et kui sa alla laed selle faili, siis kontrolli see PDF üle, et seal ei oleks liiga suurt värvimoonutust. Kui me räägime profi trüki ettevalmistusprogrammidest, näiteks Adobe InDesign või Illustrator või Affinity Publisher, CorelDRAW ja teised sellised trükistele rohkem spetsialiseeruvad programmid, nendes seadistatakse kohe kujundus SMIC värviruumi, seega seal nähtavad värvid on juba kohe trükikõlbulikud, kuid Canva on eelkõige digimeedia platvorm ja siin seda võimalust ei ole. Küll minu kogemus näitab, et siiani on olnud kõik inimesed, kes Canvas trükiseid tellivad või lasevad teha rahul, aga tõesti on see nüanss, et kui sa kasutad erksed värve, on suurem tõenäosus värvide tuhmumiseks.
Suuremad brändid kasutavad sageli Pantone värve, mis on spetsiaalse retsepti järgi kokku segatud värv. Ka neid ei saa Canvas lisada, selleks on vaja profiprogramme. Osad trükikojad nõuavad ka lisaseadmete seadistamist, näiteks, et sa valid juba ka paberiprofiili ja muud sellised pisinüansid, kuid see on üsna palju kinni siis trükikojast. Aga vaatame, kui suur on värvimuutus. Enamasti sellistel tumedamatel ja tuhmimatel toonidel ei ole see värvimuutus märkimisväärne. Me näeme, et ilusti on lõikevaru. Ja hetkel minu silm ei näe küll suurt värvimuutust, küll on nüüd see, et see pilt on natukene liiga paremal. Seega tasub see pilt siiski hoolimata sellest turvaruumist 5 mm tuua natukene siiapoole. Et siin on mul nüüd see 2-3 millimeetrit, 3 millimeetrit seda varu, et enamasti on sellest piisanud, vähemalt ma ei ole näinud veel, ei ole juhtunud sedasi, et oleks rohkem vaja olnud. Nii, ja paigas läks ka siit see alumine kiht. Et need on nüüd need asjad, mida siis jälgida, et teha trükikõlbulik fail selleks, et tellida visiitkaardid Eesti trükikojast.